sõidad Supersport 300-ga, et kust see mõte selline ratas hankida? Mul on pikalt olnud 300-ne, millega ma sõitsin ka rahvaliigat paar hooaega, aga siis tekkis ikka soov natukene uuendada, natukene õigema ratta peale, mis on mõeldud nagu ringraja jaoks. Ja kuna ma tahtsin kindlasti 300-ga edasi sõita ja ma nägin, et on olemas nagu täitsa eelmise ringraja sõit ja see ratas oli müügis, ma sain selle endale. Okei. Ja siis sain siis ka Supersport 300 klassi kohe. Kes sellega sõitis enne? Sellega sõitis Priit Mets. Okei. Vanem kolleeg. Vanem kolleeg, jah. Aga kuidas sa üldse mootorrataste ja ringraja juurde jõudsid? Mootorrattad on mulle alati meeldinud, aga ma sõitma hakkasin alles siis, kui ma olin kuskil 25. Ja kohe esimesel hooajal ma läksin ka Marko Rohtlaane ringraja koolitusele Aravetesse. Ja sealt see pisik jäi ka kohe külge, et sealt hakkas meeldima ja varsti olin ka Pärnu raja peal. Mida sa 300 kohta ütleksid? Tavaliselt, kui inimesed omale ratta ostavad, siis nad alustavad sellest kõige suuremast 1000-sest. Mulle meeldivad 300-sed sellepärast, et mulle meeldib see tunne, et ma sõidan rattaga, mitte ratas sõida minuga. Et tal on nagu piisavalt palju jõudu minu jaoks, et ma saan keskenduda oma selle tehnikale ja sõiduoskusele. Et ma ei pea kartma seda, et kui ma liiga natukene järsku gaasi keeran, et siis ta viskab mind üle. Et see mulle meeldib ja mis sa saad, et on odavam ka. Et ma saan nagu väga hea ratta oluliselt odavamalt ja mul ei kulu nii palju rehve, kõik see natukene nagu mugavam. Siin viimased aastad see klass on olnud hästi nagu konkurentsitühe, et seal on noored sõitjad, kes on nüüd suuremasse klassi edasi liikunud. Mida sa soovitaks teistele, kes ka mõtlevad, et võiks sõitma tulla, et miks just seda klassi valida? No vaata jah, ma igal juhul soovitaks 300-st sõita, et nagu ma ütlesin, see on natuke odavam, see on natuke ohutum, natuke nagu rohkem kättesaadav ja kuna siin on vähe sõitjaid, siis on ka poodiumi lootused väga hea kohe alguses, et kuigi noored poisid on väga kiired ja tüdrukud, et nendega konkureerida on raske, aga kuna lihtsalt sõitjad on nii vähe, et siis võib juhtuda ka, et saad ise ka poodiumile vahepeal. Ja see on tegelikult ka natukene vanematele tütarlastele hea klass alustada, kes tahaks, on ju? Kindlasti. Siuke väike ja jõukohane ratas. Jah, soovitan ja väga loodan, et järgmine aasta on meid stardis rohkem. Et kindlasti oleks hea. Siin hooaja alguses sa ütlesid, et su soov oleks sõita 1.35 aega, et ma otsin tänase nädalavahetuse aeg oli 1.38. Jah, sinna on veel minna, ütleme nii. Ma näen, et seda varu on ja küll ta tuleb õigel ajal, et natuke trenni veel ja mis saab. Eile oli sul vist väike intsident, millest sa vist ise süüdi ei olnud? Juhtub jah, eile oli üks intsident, kus siis põrkasime kokku ühe teise sõitjaga ja mina jäin püsti, aga tema kukkus, aga selliseid asju juhtub. Selles mõttes läks kõik hästi, et mees on enam-vähem terve, ma saan aru, ja ratas ka terve. Sina oma ratta said korda ilusti? Minu rattal ei olnudki midagi väga viga. Enne sa rääkisid, et suur võimalus on poodiumile tulla, et Kinkendiis sa tegelikult olid juba poodiumil ka. Jah, on sõitjad kahjuks oligi, aga nii on, kui sõitjad ei ole, siis ma võtan neid kolmandat kohti sinna hea meelega. Suur aitäh sulle ja edu tänaseks võistluspäevaks! Aitäh! Aitäh!